Ja ma teen täna Rose Gold looki. Räägime shoppamisest. Võib-olla ma peaks minema kuhugi tööle, nagu lisaks. Nüüd me oleme jõudnud nende kõige suuremate kingituste juurde. Lisaks ma olen kõige rohkem elevil. See on nii tore lõpp siia tänasesse päeva. Ja tänases videos ma jagan teiega enda meigirutiini, sest paar videot tagasi ma tegin meigikollektsiooni video, kuhu sinna sisse see kahjuks ei mahtunud, see video oleks liiga pikaks läinud, aga sealt kollektsioonist te nägite, et mu muidu meigi setup on siin, aga ma ei taha siin meigi tegemist filmida, sest ma ei ole suur fänn sellel kaadril, kui ta võtab peeglist. Ma tahan, et kaamera võtaks mind otse, seega ma tõstsin praegu kõik asjad siia laua peale, mida mul vaja on ja väike peegel ka. Siin ma arvan suht mõnsa filmida, praegu on hästi hea valgus ka, et päike paistab ja aitab mul seda filmida. Mul on statiiv kõik asjad juba valmis pandud. Seadsin ennast sisse, on ja see nurk nii palju parem kui see, kui ma sealt peeglist olen filminud. Minule meeldib see rohkem, valgus on parem. Panen endale kohe selle peavõluga pähe, et nüüd juuksed ette ei tuleks. Kui kedagi huvitab, siis see Lindexist. Ma hommikul juba kreemitasin kõik näo ära, silmakreem, näokreemid, aga kuna sellest on natuke aega möödas ja mulle meeldib, kui enne meigi tegemist mul on nägu värskelt hüdreeritud ja niisutatud, sest minu arust siis tuleb kõige parem tulemus, siis selleks on mul eraldi mingi muu kreem, mis ma näitsin seal ka meigi kollektsioonis, aga must sädeleb mega cool. Ja seejärel ma jätkan enda esimese primeriga, mis on siis NYXi Pore Filler. Ma tunnen küll, et mul on mingid kohad suht poorised, mis oleks ära täit näiteks otsaisine. Ja ma teen täna Rose Gold looki, sest mul on kaks meigi looki, mida ma kõige rohkem kannan. On siis roosad silmad, roosad huuled ja siis teine on Rose Gold, siuke natuke neutraalsem. Ja ma küsisin Insta stories, et kumba te näha tahate ja 69% vastas Rose Gold, seega ma teen täna seda, aga kui teil on soovi ikkagi ka seda roosat varianti näha, siis ma võin seda mõne aja pärast teha. Panin ninale ja siia põskedele ja natuke lõuale ka. Järele ma kasutan NYXi High Glass primerit üle kogu näo, see on siuke sädelev ja tekitab särava jume. Ja ma kasutan sama pinslit, mis kaasa tuli selle komplektiga. Siuke väga huvitav künklik. Panen siia peale laiali. Nii, ja nüüd ma kasutan esimest concealerit, mis on Maybelline'i Eraser. See on mul nii ära kulunud. Ma kasutan seda nii palju, see on vist mingi teine või kolmas, mis ma ostnud olen, sest ma olen nii rahul selle tootega. Ja ma siis katan need kohad ära, mis vajavad praegu kõige rohkem katmist, näiteks silmaalused, silmapealsed, siis mingid unnid kohe, mis siit paistavad välja. Ja nüüd ma ei hajuta seda ära, vaid ma panen kohe siia peale jumestuskreemi, sest praegu mul näonahk näitus halvem, pluss ma tahan pildistada filmida selle lookiga, seega ma teengi natuke paksema katvusega ja ma kasutan siis NYXi Born to Glow jumestuskreemi toonis Warm Vanilla, aga mul on tunne, et on praegu ikka nats hele minu jaoks, sest ma tegin just seda Fake Tanni ka. Võri laua peal, ta on iga kord nii vedel, et ma polnud ammu kasutada, ma unustasin jälle täiega ära, ehk ma hakkasin nagu kallutama, et siit tuleks ja siit lihtsalt pritsis igale poole. Seega ma panen seda nüüd natuke endale siia käe peale, sest ma segan seda NYX Total Control Camel tooniga, sest see annab mulle natuke seda pruunikust, seda on päris tume. Segan ära selle Beauty Blenderiga ja siis panen näkku. Ma tahan teile rääkida enda juukse olukorrast ka. Ma tahtsin algselt sellist külma ja pastelliselt ja suht heledat ja blondi, aga praegu ta rohkem Rose Gold punakalalatooniga ja nagu tumedam. Ma tahtsin siukest erksat. Lihtsalt ma läksin sinna salongi, kus ma olen alati käinud ja neil oli ainult üks roosat toon. See kui ma nagu vahel pole kotsetame, aga lihtsalt ma olen tulemusega rahul, ta näeb minust nagu ilus välja, aga ta lihtsalt ei olnud see, mis ma algselt tahtsin. Seega enne kui ma blondiks tagasi lähen, ma tahan ikkagi proovida saavutada selle õige tooni ja tänu teie soovitustele ma leidsingi ühe juuksuri, kes peaks suutma seda teostada ja nüüd mul 30. mai ongi see juuksuri aeg ja ta ütles, et ta teeb kõigepealt mul üleni plaatium blondiks ja siis see roosa peale. Seega ma olen mega elevil, aga ta on mega kallis, et ma kindlasti ei kavatse seda pikaajaliselt hoida. Ma arvan, ma teingi ühe korra ära ja kui ta hakkab välja kuluma, läheb koledaks, ma teen tagasi blondi. Aga ma olen nii läbil, aga põhimõtteliselt peaks tulema sama toon, mis mu küüned hetkel, et ma nädala pärast lähen, siis ma tahtsingi, et nad matchiks. Praegu mul on juured ka juba nii palju välja kasvanud, seal on nii õudne välja. Juuksetoon on normaalne, aga mind häirib see välja kasv täiega. Ma unustasin alguses panna huulepalsamit, ma kasutan Kiehl'si oma, et see oleks jaoks, kui ma meiki teen, oleks huuled ilusti niisutatud. Ja nüüd ma jätkan Rimmel Last Ingredients concealeriga. Ma ei loe siit hetkel välja, mis toonis see on, aga igatahes nüüd ma kasutan seda, sest nagu te näete, paar puni kohta paistavad ikka natuke välja, seega nüüd ma
katan need sellega, natuke heledamaga. Ja juuste osas veel seda ka, et ma kindlasti tahan vlogida kogu seda protsessi, sest juuksur ütles, et ma pean seriaalselt mingi 5 tundi istuma ja ma ei ole kunagi nii kaua juuksuris olnud. Seega see tuleb väga huvitav kogemus. Ehk ma tahan seda hiljem mäletada ja tagasi vaadata. Ehk ärge muretsege. Te ei jää millestki ilma. Ja siis hajutan selle beauty blenderiga ära. Ja selleks, et kõik oleks ikka kindlalt ilusti hajutatud, kasutan veel NYXi hajutuspinslit. See on mul lemmik, see teeb reaalselt imetööd. Ja nüüd ma näen, et on veel paar punni kohta, mis endiselt paistavad välja. Seega selleks ma kasutan NYXi Above and Beyond Full Coverage Concealerit, mis on siuke tahke beežis toonis 04. Kasutan seda sellise väikse pintsliga ning panen üksikutele kohtadele veel peale. Siin on mul reaalselt kapillaar, mis on nagu purunenud ehk veresoon ja sellepärast on punane. Ta ei ole punn, vaid see on lihtsalt veresoon ja mu see kosmeetik ütles, et ainuke viis, kuidas see ära saada vist mingi laseriga või nagu mingi väike mini. Ei teaks päris operatsioon, aga nagu mingi protseduur, et muidu tõesti elu lõpuni jääbki mul siuke punane täpika. Seega ma peaks sellega tegelema. Ja siis ma võtan oma Joe Blasco suure puudri toonis Light. See on hiiglaslik, aga kodus kasutamiseks üliääst jätkub mega kauaks. Siis ma võtan oma kuiva beauty blender ühe teise ja panen puudrit siis silma alla hästi õrnalt, siis silmalau peale, siis nina otsa, siis otsa esisele, siis nende punnide peale ka. Ja siis hajutan pintsliga ära. Ma mingit küpsetamist ja peikimist ei tee, sest pikaks ajaks jätan minu arust piisab korraks ka lihtsalt. Nii, ja kui kõik on selle heleda puudriga üle käidud, siis ma võtan suure puudripinsli, see on Real Techniques'i oma, ja siis ma võtan Vitali Parata isepruunistava puudri, see vist on toonis Sunkist, mineraalpuuder peaks olema, ja käin sellega näo üle, sest annab mulle palju jumet juurde. Ja siis need kohad, kus ma muidu veidike kontuuriks käin korra eraldi üle, et ta juba nagu valmistab kontuurimiseks selle põhja ette. Nüüd on põhi enam-vähem valmis ja vanasti oli see, et ma tegin kõigepealt silmad, aga viimasel ajal mulle meeldinud rohkem teha kontuur, põsepuna, kõik need enne. Seega ma jätkan enda kreem ja NYXi Highlight and Contour paletiga. Ma kasutan NYXi pinslit toonis 22 kontuurimiseks ja ma kasutan lihtsalt segamini neid kontuuritoone. Seda kõige tumedamat ma väga ei võta. Et võtan siit neid esimest 3 pigem segamini, siis teen joone ja siis hajutan ära. Räägime shoppamisest. Kas te olete juba käinud kuskil shoppamas pärast seda, kui kaubanduskeskused avati? Mina veel ei ole käinud, sest mu tuttavad on öelnud, et suvekaup ei ole veel väljas, kes on nagu sattunud. Seega mõtlesin, ma ootan selle ära, sest mul on praegu täiega see neooni vaimustus, ehk ma tahaks mõnda üksikut nagu neoon aksessuaari, mingit toppi või vööd või mingeid selliseid pisiasju. Ja siis paari suvekleiti, aga ma vist pean vähemalt juunini ära ootama või millal iga need asjad tulevad, aga nagu ma ei jõua ära oodata. Me oleme vist mingi 3 kuud käinud kuskil riiete poes või midagi. Et vahepeal hajutan selle hajutuspintsliga veel eraldi. Mina jaoks ma kasutan mingit sellist Douglas 244. Ta on tegelikult see angled silmalao pintsel, aga ma kasutan seda nina jaoks. Võtan natuke ka neid kreemiaid toone ja siis teen siia õrnad jooned ja hajutan ära. Kui ma tunnen, et läks liiga paljuks või ei haju korralikult ära selle peeniks, siis kasutan jälle seda suurt, see on reaalselt imepintsel, ma kasutan seda kõige hajutamiseks. Seejärel ma võtan NYX Sweet Cheeks Glow, mis on siis creamy powder blush. Mina kasutan seda nagu bronserina, aga jah, ta annab põsepuna efekti ka siukest punasust näole. Mul lemmik selleks, mul on Bessi siuke suur lai pintsel. Võtan seda julgelt, naeratan kergelt, et see on põskedele, aga samas hajutan siia kontuuri peale sellega. Ta annab ka loomuliku jume. Üle näo raamidele ka, veits kaelale ka ja siis natuke ninale ka, kui siit on veits midagi üle jäänud. Seejärel ma võtan NYXi selle põsepuna paleti Sweet Cheeks, kus on mega suur tooni valik ja ma kasutan neid 4 tooni segamini, et ülemised 2 on siis sädelevad ja läikivad ja alumised on matid ja ta on kõige segamini, sest mulle meeldib nii ja panen seda ka veel põskedele ja samamoodi ja neid 2 matti tooni panen natuke ülejäänud näole ka siia näo äärde ja põsepuna ma toon siis kõige rohkem põse esiotsaga. Ja siis natuke hajutan selle hajutuspintsliga. Ja nüüd on highlighteri aeg, aga siin mul ei ole ühte kindlat, mida ma alati kasutan, sest mul on nii palju erinevaid, et ma kogu aeg vaatan tunnetuse järgi, sest mul ei ole otsest ühte lemmikut. Seega ma mõtlen, et täna võiks kasutada Bordeaux Glow paletti, sest ma pole seda suht ammu kasutanud. Võtan neid 2 roosat tooni segamini, mis siin on. Tundub siuke hea jume. See mulle täiega meeldib. Ja mul on mingi täiesti suvaline pintsel, ma olen suht kindel, et see pole isegi highlighteri jaoks mõeldud, aga mulle meeldib see. Kindlasti nina otsa. Hästi kergelt otsa selle lõuale natuke. Nüüd
võib edasi liikuda silmade juurde. Nii, silmapaleti põhja ma teen siis NYXi Away We Glow paletiga, ta on siuke hästi neutraalne, siin on igast pruunikaid, sädelevaid ja matte toone segamini. Ta on Real Techniques'i Crease Brushi, et teha põhi. Kasutan seda matti heledat tooni, teisele sama. Siis võtan Real Techniques'i Base Shadow Brushi ja nüüd ma hakkan võtma erinevaid toone siin segamini, et ma kasutan seda tumedamat pruuni, siis sädelevaid heledat ja nagu rose goldi, siis mingi heled pruuni, mis on ka veits sädelev, siis täitsa rose goldi, ehk ma võtan põhimõtteliselt nagu mingi 5 tooni segamini. Seda kuldset ma ei võta, vaid jah, just neid osakas pruune, sest ma teeme ikkagi rose goldi. Ja seda on ülilihtne teha, sest mu silmameigi-oskused on suht algelised, ma midagi väga keerulist nagunii ei oska anda. Ja siis vahepeal hajutan selle suurega ühtlaseks ja kui mingit puru on tulnud, siis pühin ära. Vaatan lihtsalt tunnetuse järgi, et kui nagu tumedat ma tahan, et vahepeal võtan tumedaid toone, panen silmanurka juurde. Nii hästi me teisele poole sama. Siin lihtsalt kõige olulisem ongi see hajutamine. Siis ma võtan NYXi pintsli number 15, mis on siukse väikse otsaga, millega minu arust päris hea teha silma alt, ehk ma võtan tumedama sädeleva tooni ja siis tumedama matitooni. Ja nüüd mul on põhi tehtud ja lähen sädeleva tooni juurde, ehk ma kasutan seda Busy Berries paletti ja kasutan tooni Glow, mis on siuke hästi ilus kuldne. Ja panen seda siia silma isenurgast kuni silmalao keskele. Ja kasutan mingit suvalist Forever 21-i pintslit, ta on lihtsalt siuke lapik, mis mulle meeldib. Põhimõtteliselt silmameik on valmis ja hästi tihti ma kannangi lihtsalt nii, kui mul on kiire või ma tahan natuke tagasihoidlikumat meiki, aga vahel ma lisan ka glitterit ja täna ma tahan minna all out, et teile näidata seda maksimaalselt meigi looki, siis lisame ka seda, ehk ma pean alustama glitteri primeriga NYXilt, mida läheb hästi vähe vaja, siis mul on selleks spetsiaalne intsel ka olemas ilmasel, et minu arust ei ole seda väga võimalik teha. Ma lisan siia silmanurka kuni poole silmani või keskkohani välja. Siin on see, et sellega peab suht kiirelt tegutsemast, kohe kui ta hakkab kuivama, siis see ei jää enam väga külge. Ja siis ma võtan paleti, äkki ma võtan täna selle pruunikama. Ja kõige rohkem toodet panen silmanurka ja siis hajutan aina välja. Just see glitter on nii hea selleks, et teha oma meik palju fancy-maks, aga samas ta on suht lihtne ja ei võta liiga palju aega. Ja tänu sellele primerile ja sellele glitteri koostisele ta absoluutselt ei pudene ja ei lähe laiali, sellepärast mulle see meeldib, et mulle ei meeldi need väiksed potsikud glitterid, sest need on reaalselt üle kogu näo laiali. Ja nüüd värvime ripsmed. No mul ei ole mingit kindlalt ripsmeduši, mis oleks mu super lemmik, seega ma kasutan lihtsalt vastavalt tujulast, mul on hästi palju erinevaid. Mõtlen, et täna teeks äkki selle NYX Worth the Hype'iga, meelest, aga ma kasutanud, seega vaatame, kuidas see elab. Alustan alati alumistest ripsmetest. Ma kasutan veel teise kihina Vibo Burlesque ripsmeduši. Endam küsimus, aga kui ma käega te enda vasakut silma teete, kui te olete paremakäeline, nagu mina teen vasaku käega, aga ma tean, et paljud teevad parem, aga mina küll risti ei suuda. Senikaua, kuni see ripsmeduš siis kuivab, ma tegelen kulmudega. Kasutan Vibo Eyebrow Pomade'i toonis Soft Brown. Nii ära kulunud, et ma ei tea, mis firma on, aga siuke väike kulmupind seal. Rääkides veel minu elust. Ma olen hetkel siin faasis, kus ma väga aktiivselt vaatan korteri kuulutusi, aga reaalselt ma sain kinnitust, et üksi elama minna on liig kallis ja see on nagu veits mõttetu raha kulumine jaoks. Seega ma pean ootama, kuni kas Madli on nõus ja nüüd tunneb, et tema jaoks on õige aeg või kuni anda ükskord ülikooli lõpetab ja tööle läheb, et kellega kokku kolida, sest praegu mul ei ole kedagi kellega ja üksi lihtsalt ja see üürikulud ja toit läheb nagu veits liiga kalliks, ehk see ei tundu praegu mõistlik. Millest ma olen väga häiritud, sest ma nii väga juba tahaks kuhugi minna. Ma reaalselt käisin juba ühte korterit vaatamis, mis põhimõtteliselt oli mu unistuste korter ja ma peaks tegelikult täna neile ära ütlema, et ma ikkagi ei lähe, sest see läheb liiga kalliks. See on nii raske, mul on mingi 2 või 3 breakdowni juba selle pärast on. See õhkas kodu! Ja ma lihtsalt kardan, et kui ma selle korteri ära ütlen, siis ma ei leia kunagi ühtegi sellist veel. Seoses selle kolimisega on see, et kuna ma arvutasin oma kulusid ja sissetulekuid värke, siis ma vaatasin, et võib-olla ma peaks minema kuhugi tööle nagu lisaks. Seega ma mõtlesin, et asjad, mis mind huvitaks, oleks kas teha mõnele brändile sotsiaalmeediat või see on mu nagu teine eelistus, aga mu number 1 eelistus oleks minna näiteks mõnda videoproduktsiooni monteerijaks, sest mul on huvitavam monteerida kellegi teise asju kui enda, sest enda asjadega on see, et ma olen ise filminud, ma tean, mis siin tuleb, aga kui sa vaatad kellegi teise materjali, siis sul on nagu kogu aeg põnev, sest sa ei tea, mis sealt tuleb. Ehk sellepärast ma nagu tahaks kellegi teist asja monteerida, pluss siis võiks äkki nagu stabiilne sissetulek tulla. Ehk kui kellelgi on videoproduktsiooni soovitusi või keegi ise ongi videoproduktsioonist ja teil oleks vähem monteerijat, siis hit me up, sest ma praegu reaalselt ei tea isegi kelle poole pöörduda. Või kui on mõni bränd, kes tahaks, et ma aitaks nagu sotsiaalmeediat hallata kuidagi. Aga ja ma eelistaks seda montaaživärki. See on lihtsalt nii imelik mõelda, et ma läheks kuhugi tööle
nagu peale selle, mis ma ise teen. Ja siis ma käin üle lumene kulmukeeliga, mis on toonis Grey Brown. Ja siis ma võtan niisuguse hästi peenikese pintsli, uuesti selle NYXi tahke concealeri ja käin need kulmu ääred üle, et jätta hästi puhas viimistlus. Ja nüüd on vaja ära hajutada. Võtan selle sama, millega ma enne ninakontuuri tegin. Siis võtan uuesti selle Born to Glow NYXi paleti ja võtan seda valget sädelevat tooni ja panen silma nurka. Siit samast sellest Born to Glow paletist ma võtan seda hele roosat ka. Ja siis panen seda kulmu alla, siia huule peale, veel nina otsa. Siis ma panen seda NYXi Dewy Finish Setting Spray. Ja kõige lõputuseks tegeleme huultega. Vanasti ma panin hästi palju seda NYXi Butter Glossi, mis on väga kena pruun, huuleläige, aga viimasel ajal mulle meeldib see trend, mida kõik teevad, et sul on tumedam huulepulk nagu ääres ja siis huulte sees on heledam, et jätab suurema ja lopsakama mulje su huultest. Võtan mingi täiesti suvalise huulevintsli ja mul on siin 2 NYXi huulepulka. Ma ei leia siit tooni, aga põhimõtteliselt nad on nagu erinevad. Üks on tumedam, teine on heledam. Ehk ma teen kõigepealt selle tumedamaga piirjoone pintsliga. Nüüd ma puhastan käe peal natuke seda pintslit ja siis teen heledamaga seest. Oota, ma saan aru, et ma ei teinudki selle heledaga, et pole piisavalt hele. Ma kasutasin hoopis NYXi Powder Puffi sees ja ma mäletan kumba tooni, ma vist teen selle kõige heledama. Siis ma hajutan nii, et ma jätan hästi õrna joone seda tumedat sealt näha ja heledad on nagu mega lähedale piirile. Vahel, kui ma tunnen, et on liiga tugev huulepulk või nagu see ei sobi, tahan veits vähemaks võtta, siis ma kasutan salvrätti ja võtan nagu veits maha seda. Nii, nüüd kus on peaaegu maas, ma võin uuesti seda pruuni siia panna. Ma teen praegu concealeriga huule ääred ka ära, et näeks puhtam välja ja siuke. Sest natuke need jooned hajusid laiali, kui ma maha võtsin. Nüüd on päris hea, nüüd mulle meeldib, ehk ma lõpuks panin lihtsalt seda butter glossi siia roosa põhja peale. Sain meigiga valmis, see on siis lõpptulemus. Andke kindlasti kommentaaridest teada, kuidas teile see meeldis. Ma ise jäin tulemusega hästi rahule, väga mõnus rose gold. Mul on näos ikkagi jume pruunikas särav, samas ta nagu loomulik, aga ikkagi piisavalt glam, kui tahta nagu õhtul ka välja minna. Ning siin on close-up siis silmadest, mõnusalt sädeleb, hästi lihtne oli teha, püsib õhtuni peal ja eriti hästi läheb see make minu arust praegu mu juustega, sest need on ka sellised rose gold ja see kõik nagu matchib ja lihtsalt sobib kokku. Panin ennast riidesse, tahtsin teile väikse outfit of the day teha, kuigi see pükskostüüm on natuke kortsus, sest ta on mul nii pikalt olnud kapis, aga see on Reservedist, minu arust see on mega nice, sest ta toob mu rohelise silmavärvi välja ja siis panin rose gold ehted, et läheks koos selle meigiga. Need on siis pealt kullatud, on Expressionsist rose gold huubid, siis mul on siin see olla ehe käevõru, mis nad saatsid Bossi oma ja Movementi rose gold käekell. Ning that's the look ja ma olen õhtul Mariaga välja sööma, sellepärast ma olen nagu näiteks rohkem valmis sätitud, aga ma arvan, nüüd on aeg selleks, mida olete kõik oodanud ja tõenäoliselt miks te selle video peale klikkisite, sest me hakkame avama minu sünnipäeva kinke. Põhimõtteliselt siia on siis kogunenud ajalikku kõik kingid, viimased tulidki just sel nädalal postiga või siis ma olen saanud nagu mõne sõbrannaga kokku, kes on mulle päriselus andnud ja ma olen neid vaikselt kogunud. Mingeid asju ma olen juba avanud, piilunud, mis siin sees on, aga need pandid on täiesti avamata veel, seega põnevust on ka minul. Okei, olen ennast siin nüüd valmis sättinud, kõik kingid kohale toonud. Ma arvan, et alustame kõige väiksematest ning siis lõpetame kõige suurematega, et siis põnevus järjest kasvab. Seega number 1, ma sain Bondoralt, üks firma, kellega ma parasjagu koostööd teen ühe projekti raames. Nad olid ka nii armsad, kuna pärast sünnipäeva meil oli üks filmimine ja siis nad sinna tõidki siuke väike nunnu kaardike, palju õnne. Ja siis nende brändi merch'is Bondora T-särk ja Bondora pusa, mis tundub mega pehme. Ja kogu kink oli siis ka nende selle riidest koti sees, mida saab taas kasutada. Järgmine kingitus on Britalt, minu küünetehnikult. Ja kuna ma filmin seda videot 3 nädalat pärast mu sünnipäeva, siis hästi paljud inimesed tõid mulle ka lilli, aga need on kahjuks ära närtsinud, ehk ma ei saa teile enam neid näidata. Aga Brita tõi ka mulle hästi nunnud tulbid, siis Viru keskuse kinkekaart ja siis selline väike Himaalaja söepuhastav näomask, mida tundub mega mõnus reisile võtta, sest on hästi väikses pakendis, et mugav ja mahub igal pool ära. Siis Katariina tegi mulle kingituse Lushist, see kinkekomplekt. Ma olen ise ka neid päris tihti sõpradele kinkinud, sest see minu arust kõige mugavam. See on kõik juba pakitud ja valmis, aga ma pole ise kunagi ühtegi saanud. Seega ma olen mega elevil, et näha, mis siin sees on. See pakend juba on nii nunnu, mega vahva värviline paber, neon paed, vaatame sisse. See lõhnab juba nii hästi, siin on see virsiku komplekt. Pakendi sees on kirjas, et see on 100% taaskasutatud pakend, mis on mega cool. Ma loen, et siin pakis on siis Peach Crumble vannivaht ja Peachy vannipomm ja need näevad
siis sellised välja, mõlemad on virsikud, lõhnavad mega hästi, ma ei jõua ära oodata, et neid katsetada, need roosad ka. Minu esteetika. Ja siis siin sees oli veel siuke hästi nunnukas kaart ka. Järgmine kingitus on mu klassiõdedelt, mis nad mulle posti automaatis saatsid ja see reaalselt, see tuli mingi 2 või 3 nädalat, kuigi need panid Tallinnast posti selle ja see tuli Tallinnasse ka ehk nagu ma ei tea, kuhu see kadus vahepeal. Aga põhimõtteliselt ma sain siis LED-riba, mille osas ma olen mega elevil, sest ma ei tea, kes veel Alicia vlog'e vaatab, siis tal on neid ka juba mitu tükki teleka taha pandud, aga sa saab mujale ka panna kuhugi toa serva, voodi taha, peegli juurde, kuhu iganes. Siin on see valguspult ka, ehk ma arvan õhtul, kui läheb näiteks pimedamaks, siis leiame mu toas sellele koha ja katsetame. Siis see on kingitus minu vanemalt ja temalt ma sain siis ühe käekoti, mis näeb mega fancy välja, selline musta ja kuldsega. Ja kui sa siit lahti teed, siis ta on seest roosa, et põhimõtteliselt siin on nagu see käekoti osa, samas see töötab ka rahakotina, sest siin on hästi palju neid kaarditaskuid ja siin sees on veel see kullast kett ka, et sa saad kas kanda teda siukse minikotina või üle õla panna, et väga naistel välja. Sobib kindlasti super hästi mingiks teatrikotiks. Järgmisena minu enda perekingitus. Mu vend tegi mulle sellise kivist kaelakee või võib-olla see on ka nagu mingi toakaunistus. Ma ei ole liiga täpselt veel aru saanud. Siis mu pere tegi mulle veel sellise kaardi reaalselt ise, vaadake cool nagu ajakirjadest välja lõigatud asjad. Ning vanematelt sain ma siis selle Magic Trackpadi, mis on minu arvuti jaoks mõeldud, see on see Space Gray toonis, et mul läheb seda vaja, kui ma näiteks graafilist disaini teen, thumbnaile, mis iganes, et selleks on ülimugav. Järgmine kingitus on Madrilt, kes reaalselt tõi mulle lisaks sellele veel 2 lillekimpu, nagu ühe saatis kulleriga õigel päeval ja siis teise kimbu tõi siis, kui ta selle kingi mulle üle andis paar nädalat hiljem. Ja ma juba tunnetan siit seest, et see on see kott, mida ma tahtsin, sest ta küsis mult, mis ma kingiks tahan ja ma reaalselt saatsin talle 2 kotti. Seega ma olen suht kindel, et see on üks neist. Yes! Täpselt see neoonkott, millest ma rääkisin teile enda sünnipäeva videos, ma tahtsin tellida, aga ma ei saanud. Seega nüüd on poed avatud ja sai selle mulle Eestist osta ja see on nii äge. Olen mitu korda juba maininud, et see aasta ma olen neoonidest toonidest sõltuses ja see on mega cool kott, sest siin sees tuleb veel selline kotike kaasa ja siin on see õlapael veel ka, et ma saaks kasutada kas ainult seda, kui ma mingi reisin, siis ma saan ainult seda kanda ja siis samamoodi saab seda siin sees kanda. Ehk nagu nii palju erinevaid võimalusi ja ta näeb nii trendikas välja. Ma olen nii rahul. Ja lisaks ta kinkis mulle veel sellise käepaela, sest meile mõlemale meeldivad täiega need seashellidega ehted. Ma ise tõin talle palilt ühe kaelakee ja meil olid kunagi sarnased jalapaelad, aga meil mõlemal kulusid need läbi, seega nüüd me saime uue. Aga ta ütles, et see peaks ka jala ümber mahtuma, seega ma ei jõua suvehooaega ära oodata, et seda siis kanda siuke neutraalne ja mega nunnukas ehk nagu nii-öelda see sõpruse käevõru, aga meil on lihtsalt jalavõruna see. Siis on minu sünnipäeva kingitus, mis ma endale ise ostsin ja mida ma olen päris mitmes vlogis juba natuke näidanud sneak peeki, aga ma ei ole veel sisu näidanud, seega nüüd on see aeg, kuigi ma ütlen ausalt, et meil on siis pumatossud ja ma olen juba korra neid kandnud, sest ma ei jõudnud lihtsalt ära oodata. Meil on ükskord selle video filmin. Neon, kollased pumatossud ja need on siis collabina Mersuga, sest siin taga on veel Mersu märk ja külle peal on see Petronas Motospordi nagu logo või silt ja need näevad küll suht kobakad välja. Ma olin alguses natuke šokis, kui ma need päris elust kätte sain, siis ma tellisin veebist need, aga kui ma neid jalas kannan, siis neid tundu üldse suured, on hästi mugavad, nii mõnusa paksu tallaga, toestavad jalga super hästi. Ja nagu ma ütlesin, mulle meeldivad see aasta neoonid ehk täpselt minu vibe. Nüüd me oleme jõudnud nende kõige suuremate kingituste juurde, mille osas ma olen kõige rohkem elevil. See kingitus siis on Andult, mida ma ootasime reaalselt mingi 2 kuud, sest see pakk hilines, ta tellis neid lõpuks 2 eri kohast, ehk üks jõudis nüüd 3 nädalat hiljem kohale ja teine pole ikka veel jõudnud. Nagu tellistas sama asja 2 korda, sest ta ei teadnud, kummast tuleb kiiremini, aga vähemalt üks on nüüd minuni neist jõudnud. Seega ma tean, et see on midagi mu wishlistist, ehk ma olen 2 asja vahel, kas see on mu arvuti alus või näohooldustoodete külmkapp. Ja mõlemat asja mul on vaja ja mõlemat asja ma olen tahtnud, seega igatepidi, see on kindlasti hea. Veel üks kast, niimoodi on pakitud. Okei, ma näen juba siit, et see näohooldustoodete külmkapp ehk nagu skincare free. Ma olen seda nii kaua tahtnud, sest Alicial on ja mulle täiega meeldib, kui mu näohooldustooded on külmad, kui sa neid näole paned, kui palju värskendab ja mõnusam tunne. Ehk nüüd ma lihtsalt tahan näha, milline see välja näeb.
ta näeb kuidagi palju väiksem välja, kui ma ootasin või kui ma olen nagu piltidelt vaadanud. Aga samas siis ta ei võta nii palju ruumi ja tegelikult mul ei ole üldse nii palju tooteid vaja sisse ka panna. Vaadake, kui nunnu helesinine see seest välja näeb, ta lõhnab ka nagu uus toode. See valge on ülinunnu, mind ainult häirib see logo, ehk ma panen siia mingi kleepsu äkki peale ja siis on nagu nunnukas. Ja siit tagant käib see siis tööle, seega me peame varsti sellega üles sättima voonituppa. Nii, ja nüüd kõige suurema kingi juurde. Nagu te võib-olla pakendist näete, et see on douchebagidelt, mis on siis üks kotifirma ja mul on sealt enda suur kohver ja siis 2 seljakotti ostetud, see on mul lemmar ja põhimõtteliselt see kingitus on siis mu vanaema ja vanaisa poolt või nagu teise vanaema vanaisa poolt ja nad ütlesid, et ma võin ise valida, mida ma tahan sünnipäevaks, aga et see oleks midagi, mida ma mäletaks siis nagu elu lõpuni. Seega ma valisin välja ühe koti, mida ma olen mega pikalt tahtnud. Ma olen seda mitu korda käinud ka Surfhouse'i poes koha peal vaatamas, aga kuna ta on suht kallis, ma ei raatsinud seda endale osta, aga ma olen nii pikalt seda tegelikult tahtnud ja kuna ta olid nõus selle mulle kinkima, siis ma olin nagu jah, võtan selle. See on siis käsipagasi kohver sellest Janni kollektsioonist, see on see siuke beige. Ta näeb minu arust nii kallis välja, sest see hele toon kuidagi mõjub niimoodi, see on nüüd rose gold detailid ka. Ta näeb ilus välja. Ta kindlasti ei ole päris navast, aga ta näeb siuke hästi fancy välja. Mul ei ole endal ka käsipagasi kohvrit, et ma olen alati vanemate omasid laenanud, aga kui me oleme perega reisile läinud, siis mul ei olegi kohvrit olnud. Seega nüüd mul on lõpuks ometi enda oma. Ta käib siis niimoodi lahti. Siin on selline see riide osa, siis on veel sisesahtlid riides ja siis teiselt poolt on umbes sama üleseheitus, et siia sisse saab panna igust asju ja siin on veel näiteks suur mingi arvutisahtel, väike sahtel. Ainuke asi on see, et kannan tuleb mustaks, sest ta on nii hele, aga lihtsalt mulle nii meeldib see värv ja siit siis saad üles tõmmata. Seega suur aitäh kõigile, kes mulle mingeid kingitusi tegid. Ma kindlasti paljudelt üldse ei oodanud midagi ja ei olnud vaja. Seega ma olen mega õnnelik, mega tänulik. Ma kuidagi ei ürita uhkustada kinkidega. Lihtsalt ma ühes sünnipäeva video lõpus küsisin, et kas te tahate näha, mis ma sain. Ja kuna nii paljud tahtsid ja mul on DM-i ka kirjutatud, millal see video tuleb, siis ma tegin selle juures, et te tahtsite näha, seega ma lihtsalt jagasin teiega seda kogemust, pluss ma saan ise ka kunagi hiljem tagasi vaadata ning meenutada, aga nüüd on ma arvan aeg need asjad sättida üles ja vaadata, kuidas mingid asjad toimivad. Uuendus, olen vahepeal koju jõudnud ja ma vahetasin ka riideid, kui ma väljas käisin ja nüüd on õues piisavalt pimedaks läinud, et me saame hakata selle LED-iga katsetama. Seega võtsime juba pakendist lahti ja ma mõtlesin, et kõige parem oleks panna see sinna taha seina äärde, et ta valgustab nagu seda vooditagust ja kõike. Aga enne kui me sellega tegutsema hakkame, ma tahan näidata teile seda Skincare Freegie. Ma panin paika siia selle näo toodete külmutuskapi, et selline on siis vanituba. Ta on suht pirakas, kui ma panen nüüd teiste asjade kõrval, aga ma üritasin sättida, see on kõige parem, millega ma välja tulin ning kuna see juhe oli must, siis ma hetkel katsin ta washi teibiga ära, et ta näeks nagu ilusam välja, sest mul on siin veel roosasid detaile, kui ideaalis ma tahaks valget teipi sinna, aga mul hetkel kodus ei olnud. Ja siis selle logo ma katsin sellise polaroidiga ära, siin peal on Ivy, see oli kõige parem, mis siia sobis, mul praegu ei olnud midagi muud või mingit nii suurt kleepsu. Ja seest see näeb siis selline välja ülinunnukas, et siin all on mul näokreemid, siin üleval on silmakreem, mask, sest maski tundub ka ülimõnus panna külmana peale ja siis siin on veel üks väike rohuke, ehk ja ta on ülinunnu, mul midagi meeldib, ta on seest helesinine, ta on juba jahe, te küll kahjuks ei tunne, aga jah, see töötab super hästi ning ma olen sellega täiega rahul. Ja nüüd me hakkame seda LED-riba sinna voodi taha panema. See kui pikk see on? 3 meetrit. Nüüd vaata, et tõmbame selle õiget pidi. Võtan kahepoolset teipi või? See võid tuua igaks juhuks, jah. Tore, et mind aitad, ma üksi küll ei viitsi. Teeme niimoodi mõlemad poolt jääks natukene, siis ta valgust õõgub ilusti ühtlaselt, muidu on üks nurk palju nagu heledam kui teine. Ma ütlen, see teip on mega nõme. Nagu ta ise on siin ülijõuk all, sul vaja terve see valg asi ära võtta. Võta sealt see teip ära. Mis me peame mingi voodi eest ära teha? Kohe saab ilusti järjest panna. Hakkan seda vaikselt ära võtma, keda siia külge panema. Me nihutasime nüüd kõik seinast eemale, no siit vaadates väga ei saa aru, aga põhimõtteliselt jah, siin on praegu selline vahe, puhastasime kõik tolmuimejaga ära ja nüüd hakkasime siit järjest
mööda äärt panema. Ütlen ausalt, see on suht tüütu olnud ja nüüd Andu siin kleebib seda liistule. Nagu õnneks mul on see liist, seega siin on nagu hästi mugav praegu panna ja põhimõtteliselt ulatub terve seina ulatuses, mis on nagu super hea. Saime üles, selline on siis, kuidas välja näeb. Suht cool, näita türkiisi, see on mu lemmik. See on mega cool. Ja seal on erinevaid neid variante, et saab mingi nii, et ta vahetub ja nagu disko ja mis iganes. Need nagu mode'id on ka. Ossa juud! Full disko. Selline on see pult, et siin on suht palju eri variante, siis mida saab teha, aga praegu isegi nats jääb näha, aga tavavalgusega ta muidugi ei ole nii äge. Igatahes väga huvitav, väga cool, meil on sükest asja kunagi olnud. On aeg selle video outroks ja mu leed põleb seal taga ka. Aga nagu ma mainisin, ma käisin täna Mariaga väljas söömas, aga ma ei hakanud seda vlogima, sest et see video oleks liiga pikaks läinud. Aga ta andis ka mulle veel sünnipäeva kingile, mis on nii armas, ma üldse ei oodanud seda. Seepärast ma filmisingi päeval juba avamise ära, aga ma mõtlesin, et kuna see ikkagi on sünnipäeva kingide avamise video, siis ma näitan teile väike üllatus siia video lõppu. Kõigepealt on siis suur Geisha kommikarp, siis selline nunnu rose gold, minu sünnipäeva vibe kaart ja siin on siis kallis Viki. Imeilusad ja meeldejäävad sünnipäeva sulle, et su uus eluaasta tuleks veelgi põnevam ning teguda rohkem. Anna andeks, et minu kink sinuni jõuab. Arvan, ta on mõelnud, et nii hiljas, aga see jäi siit vahelt ära, ta lihtsalt anna andeks, et mu kink sinuni jõuab. Kuid loodan, et see annab sulle võimaluse lõõgastumiseks. XOXO Maria. Ma eeldan, et siin äkki mingi spa või mingi vanni või mingi sügasi kui nagu lõõgastumine või mask on minu pakkumised. Siin on selline fancy kaart. Body Shop. See tuleb hea, mulle täiega muidu Body Shopi asjad. Soothing Almond Milk. Saad aru, ma olen Body Shopis käinud vaatamas neid kingipakke. Me olen kunagi neid kinkinud, aga ma olen ise vaadanud just seda konkreetset pakki, et see lõhnab nii hästi ja ma ise täiega tahaks seda. Ja nüüd ma sain selle. Mul reaalselt oli svammi vaja ja ma just paar päeva tagasi käisin Body Shopis ja ostsin selle sama svammi ainult roosat värvi. Aga nagu, ma arvan, see kulub ükselt läbi, saab kasutada või mingi reisimiseks on see teine, seega nagu mega nice, mul tegelikult oli täiega muidu svammi vaja. Ja siis mis siin siis on? Kõik on siis almond ja milk lõhnaga, ma saan aru. See on shower cream. Ma arvan, et see nagu duši ei keela, aga kreemium. Tundub väga põnev. Siis on kätekreem mini, mul on alati olnud väikest vaja reisimiseks, nii mul on seal olemas super. Siis on mingi kehajogurt, ma saan aru, see on kehakreem, aga nagu väga cool nimetus. Ja siis cleansing bar ehk seep, siis vist ma saan aru. Reaalselt, mul on nagu reisikomplekt olemas. See on nii armast temast. See on nii tore nagu lõpp siia tänasesse päeva. See kõik lõhnab ka nii hästi, ma ei jõua ära oodata duši alla minna. See suur aitäh sulle, Maria, mega armas. Ning suur tänu veel kõigile, kes üldse mulle mingi kinke tegid, absoluutselt ei pidanud, aga nii tore, et te mind meeles pidasite. Ning kindlasti visake püsti, kui teile meeldis see video. Andke ka kommentaarides teada, kuidas teile see meigi look meeldis, kas tahate seda roosat meigi rutiini näha. Ning subscribe'ige, et ei jääks tulevastest ilma. Ning näeme juba varsti järgmises videos. Tšauki!